räägin teile, milline võis välja näha siis rannapunderi ja kandis elanud inimene 19. sajandil, sellel ajal, kui veel kanti rahvarõivaid. Kas nad võisid välja näha sellised, nagu siin näeme siis ühel vanal graafilisel lehel, kus on siis kujutatud rannapunderi inimesi 1844. aastal ja foto, mis on siis ERMi fotokogus Tudunun ja Neiu rahvarõivastest 1899. Kui palju me saame üldse olnud taastada ja kui palju me peame ette kujutama, oleneb sellest, kui palju sattus siia kanti Eesti Rahva Muuseumi inimesi uurimisretkedele, vanavarakorjajaid, kes esemeid kogusid ja palju oli olemas veel neid inimesi, kes siis mäletasid elu, kui siis sellest ajast, kui kanti veel rahvarõivaid ja kellel oli siis muuseumi jaoks kaasa anda esivanemate varandust nii juttude kui ka esemete näol. Ja nagu Marleen meile siin juba pikemalt rääkis, siis esimestest vanavarakorjajatest, kui aprillis loodi või avati Eesti Rahva Muuseum, siis juba sellel esimesel suvel kõige esimene ekspeditsioon oligi siia sama Iisaku kihelkonda, et siis sama Nikolai Triik ja matemaatika üliõpilane Pedak istusid aurolaevale, sõitsid piki Emajõge siia Peipsile ja tulid siis siin kaldale ja hakkasid käima siis mööda külasid, mööda inimesi ja vanavara koguma. Kahjuks nad kogusid väga väärtuslikke esemeid, mida me tänapäeval saame kasutada uurimiseks, me saame kasutada neid rõivaesemed, mis koguti, kui me teeme omale tänapäeval Iisaku kihelkonna rahvarõivaid, aga kahjuks ei ole see matemaatika üliõpilane osanud küsida juurde, kuidas seda tanu pähe pandi või kuidas mingit asja valmistati. Mõnedel esemetel on küll juures selliseid nappe andmeid, aga siiski jah, et niimoodi nagu loodaks, et leiaks ka siis natukene rohkem seda juttu, mis sinna eseme kogumise ajal on juurde kirjutatud. Ja peabki ütlema, et sellist kirjalikku teavet rõivaste kohta on Iisaku kihelkonnast kahjuks üsna vähe muuseumis tallel. 1936. aastal, nagu ka Marleen juba mainis, oli Iisaku kihelkonnast Iida Kaldma. Ma mainingi ainult neid ekspeditsioone või kogumisretki, kes küsitlesid või tegelesid ka rõivastusega, et muidugi oli neid, nagu me kuulsime, palju rohkem. Nii et 36. aastal oli Iisaku kihelkonna külades käimas muuseumi töötaja Iida Kaldma, kes kogus eriti põhjalikku teavet mesindusest ja põllundusest, aga ka rahvarõivast. Ja tal õnnestus koguda veel ka üksikuid esemeid, mis kuulusid siis rahvarõiva kandmisaega. Näiteks seesama siin slaidil olev ka meeste ülerõivastel kantav kamlapöör ja ta tegi ka fotosid, nagu me eelnevalt nägime. Iida Kaldma käis küsitlemas ühtekokku 19 külas, aga tema keskendus polüvertsikute, siis luteri usku vadja vene rahvusse elanike rõivastele. Järgnevalt jõudis siiamaani aina voolma, kuid see toimus alles 1952. aastal. Sellel ajal oli koguda ainult mälestusi. Ja nagu me siin näeme, siis sellel slaidil need polüvertsikute rõivaid, need on nüüd tänapäeval tehtud Eesti Rahva Muuseumi juures töötavas rahvarõivakoolis ja need rõivad ongi siis valminud nende üksikute rõivaesemete näol, mis siin on ka näha siis muuseumi esemed, originaalesemed ja ka siis nende kirjalikel teadetel, mida kogus Iida Kaldma ja mida 50. aastal õnnestus veel koguda Aino Voolmal. Et nii-öelda tehtud siis selle kandi inimene tegi endale ja siis ka oma pojale siis polüvertsikute rõivakostüümid.
ja nagu Aino Voolma ise on kirjutanud, et teadmematerjali kogumisel tuli tugineda peamiselt 80. eluaastate ringis olevate inimeste mälestustele, kes oma lapsepõlves olid ise näinud mõnda vanakest rahvarõivastes või teadsid rahvarõivaste kandmisest oma vanemate või vanavanemate jutustuste põhjal. Niisiis tõesti mälestuste põhines see kogumine. Ja Aino Voolma toob oma välitööde materjalis välja, et Iisaku kihelkonna rahvarõivast peab kindlalt eristama kahte rühma ja neid ei tohi segi ajada, et me võtame ühe kostüümi osa siis nii-öelda eestlaste rõivast ja teise kostüümi osa siis polüvertsikute rõivast, olgugi et need inimesed võisid elada ka ühes külas. Ja ühe rühma, mille tuumikuks on olnud Vaikla, siis endine Borskova küla, mis 35. aastal eestistatigi Vaikla külaks või sai selle nime. Seal elasidki siis need samasid luteri usuline elanikkond, keda siis ütleb polüvertsikuteks. Ja nagu Aino Voolma märgib siis, et nad ise peavad ennast eestlasteks, olgugi et nad tegelikult sellel ajal või rääkisid aktsendiga eesti keelt. Ja nende rõivad siis kirjeldab Aino Voolma kokkuvõtlikult, siin me näeme ka siis seda tänapäeval tehtud kostüümi nende rõivaste alusel, mis siis või teadmematerjali alusel, et naiste rõivas koosnes särgil kantavast varrukatega 6 krassikist, millele köideti peale vöö, abielunaistel oli peakatteks pavoinik, tüdrukud võisid käia katmata peaga või kandsid rätikud, jalas peeti põlvini ulatuvaid sukki või mäsiti sääred martsudega. Ja ülerõivastena kanti suvel valget linast või takust rüüd, talvel lillast kuube. Ja teine rühm jääb siis Iisakust põhja ja lääne poole. Seal nõrenes polüvertsikute asustus ning valitsevaks muutus rõivastus, mis oli üldjoontes sarnane Virumaa tüüpi rahvarõivastega. Ja Aino Voolma märgib, et venepärasus kajastus siin ainult väiksemates detailides. Ja nagu Marleen juba märkis, siis 50. aastatel oli omane otsida seda, kuidas vene rahvakultuur on mõjutanud Eesti rahvast, sealhulgas siis ka Eesti rahvarõivast. Siin me näeme rahvarõiva näitusel mannekeni seljas muuseumi originaalesemeid, mis ongi kogutud siit Iisaku kihelkonnast. Selline võis siis näha välja üks Iisaku naine 19. sajandil, kui ta siin ringi liikus. Ja vanema rõivastuse kohta saab teavalt sealt läbi rännanud või lühemat aega peatunud reisijatelt, kellel on olnud siis terav silm märkama ja meie jaoks siis veelgi toredam, et ta on ka selle kirja pannud, et me saame tema märkamisi tänapäeval ka kasutada. Ja üheks väga oluliseks teabeallikaks on siin mitmel korral käinud Schlegel, kelle reisimärkmed oli sakslane Christian Hieronymus Justus Schlegel, tuli Eestisse 1780. aastal koduõpetajaks, töötas siin küll mõned aastad ainult, aga kuna ta abiellus kohalikuga, siis ta käis tihti ka hiljem siin oma sugulastel külas ja iga kord ta ka pani siis vähemalt peaaegu iga kord kirja siis ka, millised need eestlased olid, keda siis tema juhtus nägema. Ja muidugi väga oluline teave selle piirkonna rõivastust tuleb ka Kreutzwaldist, kes 1842. aastal saatis õpetatud Eesti seltsi üleskutse peale siis kirjeldusi oma vanavanemate rõivastusest, mida ta siis noorpõlves nägi, kui ta veel siin Virumaal elas. Ja see materjal asub ka, tema käsikiri asub ka Eesti Rahva Muuseumis. Ja ise ta nimetab seda siis Alutaguse rõivaste kirjelduseks. Aino Voolma oletas, et Alutaguse all mõtles Kreutzwald Vaivara, Jõhvi, Iisaku, Lüganuse ja Viru-Nigula kihelkondi. Ja kui me nüüd tähelepanelikult loeme neid kirjeldusi nendelt inimestelt, kes sellel ajal elasid, kui veel meie ümber inimesed liikusid rahvarõivastest, mida me nüüd laulu- ja tantsupeol kõik võisime imetleda,
siis ja võrdleme nende esemetega, mida me näeme muuseumisse kogutuna, siis me võime saada ka sellise üsna võib-olla objektiivse pildi, millised need inimesed võisid siis välja näha 19. sajandil, sellel ajal, kui veel rahvarõivaid kanti. Näiteks on Schlegel 1807. aastal kirjeldanud neidude rõivastust Kiigel. Nende juus enamasti blond, ripub hästi kammitult ja sageli lokki sõlgadel. Ilus pärg siis papist rõlvas. Üle tõmmatud siidiriidega, millele on õmmeldud kuld või hõbe litreid ja millelt, kui tüdruk on jõukas, paar kirjut siidilinti selja taga alla lehvivad. Rinnal ripub võrdlemisi suur, ümmargune, kummitud hõbesõlg. Nii et täiesti saame aru, milline see neiu võis välja näha. Siis pärg peas, siidilindid taga rippumas, suur kummitud hõbesõlg rinna peal. Ja vaatame siis siin Kreutzwaldi ülestähendusi. Siin on ka foto peal siis näha see Kreutzwaldi käsikiri, mis Eesti Rahva Muuseumis asub. Ja siin ta kirjeldab siis, milline üks naisterahvas välja nägi, millised olid siis naisterahva ehted. Ja ka jälle 1828. aasta Schlegeli kirjeldus võime lisada siis, et ümber kaela väike pärli keevi, siidinöör või pael, mille küljes rippuvad punaste kividega prees ja vanad vahel Rootsi aegsed hõberahad. Preesi kanti tihti ka krae külge haagitult. Et ühesõnaga, et see silmadega prees võis siis olla kinnitatud siis käiste külge, aga võis ka nööri või paelaga rippuda lihtsalt kaelas. Ja ta jätkab siis, et tume seelik oli kaunistatud kirjupuurdiga, lai linane varrukas lehvib käsivara ümber, tikitud käised on särgi peal, särk oli ilma varrukateta, eks, ja katab rinna, mis vabalt esile tungib ning osa seljast. Tüdrukul on sukad ja puhtad nahksokid, siis ilmselt ta mõtleb postlaid nende all. Ja hiljem 1828. aastal, kui ta taas Eestis käimas oli, kirjeldab ta nüüd siis naist, et Eesti naise peakate on tõesti väga meeldiv ega kaunista sugugi vähe ilusat nägu. See on püramiidi kujuline tanu peenest linasest riidest üleni peenelt volditud. Et see on selline siis selle Virumaa tanude iseloomulik, et ta on tõesti püramiidi kujuline, peenelt volditud. Et see on selline tähelepanuks neile, kes kannavad Virumaa rahvarõivaid. Otsa ees on tal värvilise siidi või villase lõngaga tikitud. See kõik on mõnikord kuldlitritega kaetud. Volditud käised ulatuvad umbes käelaiuse võrra allapoole rindu. Särgivarrukad on laiad, samuti peenest linasest riidest ja katavad ainult poole käsivarrest. Juuksed rippuvad ees ja taga kogu pikkuses alla seljale ja õlgadele. Neidude rõivastus on samasugune. Peas vaid tanu asemel pärg. See on jälle hea vihje tänapäevastele rahvarõiva tegijatele kandjatele, et ei ole olemas neiuseelikut ja naiseseelikut. Et vahe oli see, milline oli peakate ja kas oli pull ees või mitte. 1842. aastal kirjeldab Kreutzwald 3 rahvarõiva kostüümi. Kitsa musta ümbrikuga, ühevärvilise kahara seelikuga ning triibulise seelikuga. Nagu me teame, siis varasemad seelikud olid ühevärvilised ja kitsad. Tervet ümbrikut kahjuks Virumaalt säilinud ei ole, aga on säilinud helmestega tikitud alumise ääre katkeid. Ja sellise seeliku kandmist kinnitab ka juba eespool ette loetud siis Schlegeli kirjeldus neiurõivastest. 18. sajandi algusest hakkasid talunaised kandma ka volditud ühevärvilist kaharat seelikut ja Kreutzwaldi lisatud joonisel kannab talunaine rohelist. Eesti Rahva Muuseumis on olemas samamoodi sellise kirjeldusele vastav siis punane seelik, mis on kogutud Järvamaalt, et
kui keegi soovib omale teha nüüd selle kandi sellist kaharat seenikut, ühevärvilist, siis ta saab eeskuju võtta Eesti Rahva Muuseumis olevalt siis sellelt punaselt seelikult nii materjali kui siis tegumoe kui kõige osas. Ja teate, et pikitriibulisest seelikust pärinevad 18. sajandi keskel, aga 19. sajandi esimese veerandi jooksul nad siis hakkavad ka siinkandis levima ja nagu Kreutzwald märgib siis oma mälestustele tuginedes, et 1842 olid nad täiesti juba päriselt kasutuselt ja üldiselt tarvitusel. Ja väärtuslikuks ning konkreetseks allikmaterjaliks rahvarõivaste kohta on sel ajal valmistatud ning kasutatud esemed ise ja eriti siis, kui esemete juurde on kirja pandud ka lugu. Aga nagu me juba teame, siis ka tükike rõivast annab olulist infi, kas või seesama siis eelpool mainitud või siin ka slaidil ole, see helmestikandi katke, mis on oluline siis tänapäeva rahvarõiva valmistajale. Ja see on aidanud tõesti need väikesed katkedki on aidanud kümneid, kui mitte sadu rahvarõiva valmistajaid ja selliseid kauneid kostüüme me võisime näha ka sellel viimasel eelmisel nädalal toimunud laulupeol, selliseid kitsaid seenikuid helmestikand kaunistuseks. Ja milline oli siis see Iisaku kandi rahvarõivas? Et Eesti kultuuris tähendavad rahvariided eeskätt talurahva traditsioonilist rõivastust, mida kanti välja kujunenud kohalike tavade arusaamade kohaselt. Endisaegse rahva siis kogukondlik elulaad ja vähene liikuvus ka sajandeid kestnud sunnismaisus aitasid kaasa paikkondliku rõivamoe kujunemisele. Ja talupere riideesemed valmistati oma peretöö tulemusena, ise kasvatati ju lina, enda lamba seljast sai villa, lamba nahast sai kasuka selga, veiselt sai paslanahka ja metsast ja niidult korjati taimi lõngade värvimiseks. Siin sellel alusseeliku katkel ongi toredasti välja toodud siis, millega on siis need triibud siia see lõng harvitud selle seeliku kudumise jaoks. Ja kui me vaatame ka muuseumis olevaid vanu rõivaesemeid, siis me näeme, et need on kõik õmmeldud käsitsi linase niidiga. Kõik tikkepisteread on sellised ühtlased, nad on ühtlasi ka nagu kaunistuselemendid. Et tänapäeval me õmblemegi omal need riided õmblusmasinaga kokku ja neid samu, mis vanasti õmmeldi rõivaid käsitsi, kasutame nagu kaunistuselementidena. Ja kindlasti aitas siis selle rõivamoele kaasa ka see, et see teljed, millega neid kangaid kooti, olid kitsad kuni 80 sentimeetri laiused ja need tihtipeale määrasid ka selle rõivaeseme väljanägemise või selle nii-öelda tänapäeva keeles siis lõike. Ja millised siis olid siis need rõivaesemed konkreetselt, mida siis siin kanti, et veel näiteid siis siit kogutud esemetest, et nagu öeldud, siis üsna vähe on siit Iisaku kihelkonnast neid esemeid muuseumisse saadud, aga ikkagi mõned siis sellised seeliku, kas siis tervikseelikud või seeliku tükid on saadud, mille järgi siis saame ettekujutuse, millised need riided 19. sajandil võisid olla. Ja näiteks selle sama rohelise põhjalise seeliku on valmistanud Kai Vaas 1842. aastal Tudulinna valla Kraavi talust. Ja see tükike seelikust, äkki ta on hoopis kaabotkleidi tükike, seal ei ole juures seda tähendatud, et see on valminud 1844. Ja see linasest kangast õmmeldud kaabotkleit, see on valmistatud 1850. aastal ka Tudulinnas ja praegu on ta siis väljas meie Eesti Rahva Muuseumi püsinäitusel kohtumisel. Ja kui juba linasest kaabotkleiti õmmeldi, see eeldab ka seda, et kindlasti valmistati neid ka villasest kangast, lihtsalt muuseumisse pole sellised jõudnud või on ära peetud.
ja juba nagu eelpoolt kirjeldusest sai aru, et siis selline iseloomulik ja väga ilus kostüümi osa olid käised ja neid kanti siis varrukateta särgil, et see särk on siis kogutud Jõhvi kihelkonnast. Ja nagu Schegel on kirjutanud, et kurdu pressitud käised ulatusid umbes käelaiuse võrra allapoole rindu, varrukad olid laiad ja katavad ainult poole käsivarrest, et mida me siin ka seda eset vaadeldes näeme ja ees käis ta siis poole natuke ülalpool rindu, siis see särgi või käiste lõhik oli suletud siis kas väikese preesi või selega, et nööpe ei olnud. Ja ka peakatetes siis need kirjeldused juba, mida eespool sai ette loetud, et need püramiidikujulised tanud, kui nad peas olid, et siin on nüüd mõned tanu näited, mis on siis siit kandist kogutud põhiliselt Metskülast. Ja Eesti Rahva Muuseumis on üldse siis 6 tanu kogutud siit Iisaku kihelkonnast, põhiliselt neist siis Tudulinnast ja Metskülast. Pärja kandmisest on mälestusi Aliide Piilovil, kes teadis ema juttudest, et ema laulatati siidi pärg peas, pärast pandi müts pähe, millel laiad siidilehvid taga, et ta siis kirjeldab siin pottmütsi, et siia kanti pottmüts jõudis üsna hilja, et siis juba kui rahvarõiva kandmine hakkas kaduma, et selline tüüpiline Põhja-Eesti siis naine 19. sajandil kandis pottmütsi, aga siia kanti see pottmütsi mood eriti ei jõudnud. Ja üks väga haruldane ese, mis on siit kandis kogutud jälle Tudulinnast, on siis linuk. Ja Kreutzwaldi andmetel siis oli linuk 1842. aastaks kandmiselt kadunud. Tema ise kirjeldab seda linukit nii, et koosnes 2 osast, kitsast kullavärvilisest võrust nimega otsik ja valgest tikitud otstega linasest rätist nimega pearätt ehk linnakas. Et siin on ta ka joonise peale märkinud, et kui Kreutzwald selle Eesti õpetatud seltsi üleskutsele vastas jäädvustada kohaliku rahva rõivaid, siis nad said kaasa sellise Altrof oli selle nimi, eesnime ei tea, sellised skemaatilised joonised, mida nad siis niimoodi värvisid ja peale joonistasid seda kohalikku rõivast, aga kuna see oli selline, nagu Kreutzwald ise mainib, et on käised peaks olema laiemad ja kohevamad ja kaharad, aga kuna selline oli ette joonistatud, siis ta lihtsalt nagu kasutas seda alust joonist ja värvis ära. Aga siin on ta siis näidanud, et milline see linukas siin oli. Ja siin jällegi juhin tähelepanu siis nendele, nagu eespool juba ette loetud, nendele pikkadele lahtistele juustele, et mida tihtipeale nagu küsitakse jälle, et kuidas siis sinna tanu alla neid juukseid peab sättima. Aga vot selles kandis kanti juukseid lahtiselt pikalt, pikki juukseid lahtiselt seljal nii neiud kui naised ja mis tõendavad nii ka need joonised, vanad joonised, mis on siis veel säilinud. Ja üks selline tähtis abielunaise tunnusmärk on siis ka põll, et juba arheoloogilised leiud näitavad, et siin kandis oli abielunaisel põll ees juba 12.–13. sajandil ja 15.–16. sajandil kuulus ta kõrgemate seisuste moerõivasse, levis ka talurahva hulka ja jäi siis meil püsima sellise kindla kostüümi osana. Ja öeldi ka, et põll oli abielunaise kohustuslik rõivaese ja ka Kreutzwald rõhutab, et põll ei tohtinud pidulikel puhkudel kunagi puududa. Ja siin ta ütleb ka, et see oli siis nagu, et kes sellest kombest taganesid, need kutsuti herra kasunaised või herra sovinaised, kes siis põlle kandmisest ei tahtnud põlle ette panna. Et näitan ka mõnda kirivööde, termis on neid 6, et siin on mul 4 näidet välja toodud.
aga ka sellised jalakatted olid siin sellised põnevad, huvitavad, siin on küll selline lihtne sukk, millest on üks säär säilinud või õigemini valmis saanud ja sellest on hiljem kott tehtud. Aga see sukapael ilmus kasutusele siis, kui juba pastlaid hakati vähem kandma, sest ennem need pastlapaelad hoidsid seda sukasäärt üleval ja kui pastlad hakkasid moest ära minema või vähemalt nad enam pidulikul puhul ei kantud, siis oli oluline sukapael, et sukk alla ei kukuks. Et selline põhiline sukapaela kandmine ulatub siis sellesse aega, kui juba pastlad hakkasid moest ära minema, et oli vaja sukka üleval hoida ja see siis siin kokku sõlmitud sukapael on kogutud siis 36. aastal ja sellel on juures ka jutt, et praegugi kantakse selliseid sukapaelu, see tähendab 36. aastal veel ei kandnud naised tripihoidjaid ja hoidsid oma sukki üleval sukapaeltega. Vahel need olid väga lihtsad, aga vahel ka siis tehti selliseid nagu sajand tagasi oli siis nendest tillastest lõngadest punutud ja see oli ka nagu on öeldud, et ta oli mugavam sääre ümber siduda, kui siis mingist linasest möörist punutud. Ja huvitav on see, et siinkandis siis oli nagu Põhja-Eestile omane siis selline seljataguste võltidega pikk kuub, aga seal nagu siis sellel jälle joonisel on, muuseumis ei ole säilinud, ainult siit lähim on siis Jõhvi kihelkonnast, mis on säilinud, aga siin hakati üsna varakult kandma selliseid kaapotkuubi, et siin on kirjeldusi nendest kaapotkuubadest, aga ei ole esemelist näidet, et see esemene näide on Simola kihelkonnast, see on ka siis muuseumi rahvarõiva näitusel pildistatud foto ja ta on siis keskelt läbi lõigatud, alt alumine osa on mõlditud, piha külge pihk on musta liibu ja selle all on just mugav kanda siis neid kaapotleite, mis olid ka selle ajal juba moodi. Meesterõivastest on väga vähe esemeid säilinud, üksikud esemed, mingid vööd, säärepaela, aga sellest on jälle joonised ja kui me nüüd vaatame neid jooniseid, siis me saame sellel ajal tehtud joonised 1859 ja kui me võrdleme siis naaberkihelkondade rõivastust, siis me saame ka ettekujutuse, millised siis olid need meesteriided sellel ajal. Et ma loen ette nüüd eelpool juba juttu olnud Julius Kuperianovi kirja pandu, et Julius Kuperianov oli ka agar vanavarakorja Eesti Rahva Muuseumile ennem vabadussõda ja 1913. aastal oli ta siin Virumaal, põhiliselt liikus ta Viru-Nigula kihelkonnas, aga see meesterõivastus siin kandis oli väga ühtlane, et ma loen ette selle Julius Kuperianovi kirjelduse siis Virumaa meesterõivast 1860, milline see välja nägi. Ta küll 13 pani kirja, aga see on tal siis ühe vanema mehe käest küsitud ja kirja pandud. Et särgil kraed ei olnud, kinni pandi preesiga natuke kõrgemalt keskrimba. Varrukad olid ilma värviteta, püksa kanti üks paar korraga, aluspüksa ei kantud. Püksid tehti suveks linasest ehk tagusest riidest, valged talveks villasest riidest. Sinised, mustad ehk hallid, kes jõukam oli, lasi püksid sikunahast teha, see on siis seemisnahast. Sääri varjasid sukad suvel linasest ehk tagusest riidest ja sellest juhin tähelepanu, et sukad olid riidest mitte kootud. Talvel villased jalas kanti pastlaid ehk viiske, särgil kanti vatti suvel linasest ehk tagusest riidest, talvel villasest. Pealisriideks oli kõige sagedamini voldidega kuub, see on siis see voltidega nagu naiste kuubki. Kuub ulatus poole sääreni, puusade kohal seljal oli tal kunagi pool kuni alla ääreni voltide pundar.
ees tuli kuuehõimad ainult vöö kohalt kokku, kuub seoti veega pealt kinni. Peakatteks oli kaabli niinimetatud tong, mille all kerges linasest lõngast mütsi kanti. Olidki, et põhiline peakatte oli siis see vildist vannutatud kaapkübar ja külmemate ilmadega pandi siis selle kübara all kanti linast mütsi. Linast kas kootud mütsi, hiljem ka siis eegeldatud mütsi ja suvel siis kanti muidugi seda linast mütsi igapäevase mütsina siis ilma selle kaapkübarata. Aga selline huvitav tähelepanek on siis, et 1879. aasta paiku hakati meeste särkidele värvleid tegema. Enne seda oli siis nii-öelda lahtise ilma värvleteta särgivarrukad. Ja nagu öeldi, uhkem mees, värvlid, lihtkünnimees, lihtne lahtine varrukas. Et seda tehti nagu vahet, see värvlitega varrukas peeti siis selliseks pidulukumiks. Ja siin on ka siis muuseumi esemetena paar pilti, millised olid siis need õmmeldud sukad, et see oli selline täiesti tavaline, kas nad olid siis sääristena, nagu siin paremal pool on näha, mis on diagonaalriidest välja lõigatud ja siis labajalg mähiti siis, kas öeldi paljajalu käidi ringi või siis kui pastlad pandi jalga, siis pandi siis nii-öelda nartsudega jooksvate linaste või takuse riidelappidega mähitis üle labajala ja sääri katsid siis sellised diagonaalriidest õmmeldud säärised. Ja muidugi neid pidi siis need pastlapaelad üleval hoidma. Siin sukapaelast ei aitanud ja ka õmmeldi nii linasest kui viljasest kangast siis neid sukki jalga. Et sellised villasest lõngast kootud, nagu me traditsioonilisi neid sukki oleme näinud, et see on selline ainult väga piduliku riide juures ja neid kulusid nii kiiresti läbi, et neid ei peetud nagu otstarbekaks. Ja siis veel talvel, eks olid ka tallukad, mida siis lõigati tallakujulised ja pandi siis külmal ajal pastla sisse põhja peale ja need olid siis villasest riidest või siis vildist. Ja paar pilti ka jalanõudest, et peojalanõuks olid säärikud, samuti kanti talvel üldiselt saapaid, vaid kehvemad käisid talvel pasteltega. Ja saapad toodi Vasknarvas, saapad olid pruunid, pargitud nahast, ninast peenemad. Vasknarva saapad maksid 5 rubla paar. Võrdluseks, et lehma hind oli 30-40 rubla ja lambal 5-6 rubla, nii et üks siis Vasknarvas tootud saapapaar maksis siis sama palju kui lammas. Ja siin on mul kohalolijast Kaili Maasikmaast kohe pilt, istub seal tubli rahvarõiva tegija, tänapäeva rahvarõiva meister, aga see kostüüm on valminud veel rahvarõiva koolis. Ja siin me näeme siis täies ilus seda kohalikku rahvarõivast ja need on enamus siis Metsküla esemete järgi tehtud, eks Kaili tõendab. Ja sellega ma siis lõpetan ja tänan, et siin sai uristatud ette natuke siis seda kohalikku rahvarõiva pärandit, mis leidub Eesti Rahva Muuseumis ja kes siis soovib omale nende põhjal rahvarõivad teha, nagu Kaili tegi omal ajal, et siis tulge Eesti Rahva Muuseumisse ja tutvuge meie kogudega.